Tere, minu nimi on siis Kristel Lüblik ja lõputöö teemaks oli kergliiklejate liiklusohutus, eelkõige siis asulavälistel teedel. Lõputöö eesmärgiks oli üles leida kergliiklejate seisukohast need riskid, mis on eelkõige siis seotud just teedega ja ka kõige muu sinna juurde kuuluva taristuosadega. Lisaks osaliselt ka vaadelda inimfaktorist tingitud riske, näiteks siis, et kuidas aidata liiklejatel paremini liikluskorraldust mõista või kuidas suunata neid õigeid otsuseid tegema. Lisaks riskide leidmisele oli eesmärgiks pakkuda ka lahendusvariante, et kuidas oleks võimalik siis neid riske tulevikus vähendada. Töö oli ülesehituslikult jaotatud kolme suurte gruppi. Esimene peatükk annab ülevaate olemasolevast olukorrast, kergliiklejatega toimunud liiklusõnnetuste analüüs annab meile võimaluse üles leida tüüpsed ohukohad ja seeläbi siis tulevikus neid ka vältida. Siiski tasub silmas pidada, et kergliiklejatega juhtunud liiklusõnnetuste statistika võib olla puudulik nii üksikasjade enda kui ka üldise arvu poolest, sest näiteks kui jalgrattur kukub jalgratta jalgteel sellel oleva lahtise materjali tõttu, siis tõenäoliselt see õnnetus ei pruugi jõuda statistikasse. Samas mitmed välismaised uuringud ütlevad, et isegi kuni 40% jalgratturitega juhtunud õnnetustest võivad olla seotud just ebapiisava hooldustöödega. Lisaks annan selles peatükis ülevaate Eestis saadaolevatest sügandmaterjalidest. Kui me räägime asulavälistest teedest, siis on peamiseks juhendiks maanteede projekteerimisnormid ning olgu öeldud, et sellest dokumendist siis circa 7 lehekülge on otseselt juhistega, mis puudutab rattateid ja jalgteid. Lisaks annan selles peatükis viitan ka siis sellele, et tegelikult on meil asula sees hakkavad meil järjest tekkima juhendmaterjalid, aga et siis probleemiks on just asula väliste juhendmaterjalide puudumine. Diplomitöö teine suurem osa keskendub siis kergliiklejate ohutust tõstvate meetmetele ja nende analüüsile. Kuna neid meetmeid on väga arvukalt, siis tuli mul teha teatud valik ja ma peamiselt katsusin siis vastata järgnevatele küsimustele. Kuidas eraldada kergliiklejaid mootorsõidukitest, kas siis näiteks teekattemärgistusega, füüsiliste elementidega, eraldi teeosale suunata ja mida siis kõige selle juures järgida. Kuidas kujundada võimalikult ohutuid sõidutee ja jalgtee lõikumiskohtasid, mida järgida liikluskorraldusvahendite paigaldamisel, sealhulgas suunaviitade ja ka nende kujundamisel ja mis rolli mängivad kergliiklejate ohutuses valgustus ja hooldus. Viimane suurem peatükk ehk siis antud lõputöö praktiline osa sai selles mõttes võib-olla kõige olulisem, et antud osas ma siis katsusin toetada diplomitöö teoreetilist osa ja valisin Eesti peale välja 5 kohta ja analüüsisin neid ja pakkusin võimalikud lahendusvariandid. Valitud kohtadeks on siis esiteks jalgratta ja jalgtee ning selle lõikumised Rakvere-Luige maanteel kilomeetritel 3,9–4,1. Järgmiseks väikeasulat läbiva maanteäärte kujundus kergliiklejatele Jägala-Käravete maantee kilomeetritel 51,5–51,8. See on siis kaardil number 2. Kolmandaks teelõtskoht ning kergliiklejate teekonna kujundamine ja teelõtskohaga sidumine Uulu puhkekohas Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel 143 kilomeetril. Ja lisaks samal maanteel siis ka kilomeetril 153,3 võiste puhkekohast teelõtskoha kujundamine. Ning viimaseks ehk 5. kohaks jalgratta ja jalgteekujundus Tõrvandi-Roiu-Uniküla maantee kilomeetritel 4,2–11,6.
Järgmiseks siis annaks peamised tähelepanekud edasi analüüsitud kohtadest. Antud slaid võtab need kokku ühte loetelusse, kuid järgnevalt vaatame juba neid kõiki eraldi täpsemalt. Liikluskorraldus. Liiklusmärkide projekteerimisel ja paigaldamisel tuleks jälgida nende järjepidevust. Eriti oluline on see trassilõikudes, kus uus saab kokku vanaga. Lisaks peaksid liiklusmärgid olema paigaldatud ühel trassil võimalusel ühele kõrgusele ja need peaksid olema suunatud üheselt mõistetavad selle liiklejasgrupi suunas, kellele on mõeldud on. Pildil 1 on näha, kuidas vaadeldavas suunas on kergliiklejatele paigaldatud Anna teed liiklusmärk ja märk 847, kuid teises suunas seda ei ole. Sealt küll paistab teine Anna teed, kuid see on mõeldud tanklast väljuvatele mootorsõidukijuhtidele. Lisaks tekib küsimus, kellele on mõeldud liiklusmärk jalgtee valgustimesti küljes. Kui tegemist on kellegi pahatahtliku käega, siis tõstatab see küsimuse nii-öelda siis taaskord näiteks hooldustööde vahetusest. Lisaks võiks liikluskorraldus olla võimalusel ühel jalgtee trassil sarnaste põhimõtetega. Näiteks millistel ristimistel on eesõigus kergliiklejal ja millistel ei ole. Ja kuidas seda tähistada ja kas üldse tähistada. Ülekäigu kohad, kus kergliiklejal ei ole eesõigus, võiks minu meelest jätta pigem tähistamata teekattemärgistusega, sest teekattemärgistus võib tekitada kergliiklejates, aga ka autojuhtides segadust. Et kas on nüüd eesõigus või ole, kes annab teed ja kes ei anna, et tekib see nii-öelda konflikt ülekäigu raja ja ülekäigu koha vahel. Ja põhimõtteliselt halvim variant üldse on tegelikult see, kus me valikuliselt tähistame ja ei tähista. Pildid 2 ja 3 on tehtud umbes 200 meetrise vahega ja lisaks ka eelmisel slaidil olnud pilt on kõik tehtud ühel jalgrattajälgtetrassil. Kergliikleja peab sõiduteel liiklejale teed andma teist kõigil, kuid ometi me näeme, et on kasutatud nii liiklusmärki ja teekattemärgistust kui ka mitte kumbagi neist. Ehk siis tavaliikleja jaoks võib selline järjepidevuse puudumine tekitada segadust ja olla seeläbi kohtlik. Kergliikleja tähelepanu tõstmine. Kergliikleja tähelepanu tõstmine on eriti oluline just sõiduteega, aga ka teiste jalgteedega ristumisel. Siin me räägime siis hulgas ka ratturite hooaegustamisest. Praegu on laialdaselt kasutust leidav variant see, kus paigaldatakse piire risti jalgrattajälgteega. Ja see kindlasti on hästi efektiivne hoo alandamises, kuid näiteks Taani ja Hollandi materjalid soovitavad seda kasutada vaid äärmisel juhul. Lisaks korjatakse need ära talviseks hooldusperioodiks ning tekib küsimus, et kuidas me siis peaks sellel perioodil rattureid aegustama või tähelepanu tõstma. Pildil 4 on näha, et eeldatavasti ongi piirded talvise hoolduse tarbeks ära tõstetud teeserve. Lisaks on jalgrattajälgtee trajektooris oluline suunamuutus ja ka teekattemärgistus on paigaldatud täristi näol. Antud kombinatsioon kõik 3 kokku näiteks välismaistes materjalideks viitaks, et ees on eriti ohtlik teelõik. Siin tekib küsimus, et kas kõik 3 on vajalikud, võib-olla konkreetses situatsioonis ongi, aga äkki meil piisaks ka näiteks ilma piireteta juba töötakse päris efektiivselt. Teelõpskohtade kujundamine. Teelõpskohad peaksid siis eelkõige olema võimalikult lühikesed ja otsejoonelised. Et kui reegel A peaks olema see, et neid luuakse reaalselt sinna, kus ka vaja on, ehk siis kus inimesed tahavad liikuda. Ja kui see koht on ebasobiv, siis võiks võimaluselt takistada seal teeületamist. Ja reegel B võiks siis olla see, et see teelõpskoht kulgeb võimalikult otse ja on lühike. Et see ei peaks paiknema sõidutee pikimas ristlõikes või osaliselt juba pöörderaadiusel või
või keset bussitaskut või nii edasi. Et pildil 5 me siis näeme, kuidas, et jätkata jalgratta ja jalgteel liikumist peaksime diagonaalis ületama sõidutee. Osaliselt on see ka pöörderaadiusel ja ka selles mõttes segases asukohas, et teisel pool teed on ka siis ettevõtte juurdepääs. Ja pildil 6 on näha ülekäigurada, mis asub keset bussitaskut, jättes siinkohal kõrvale selle, et ta asub kõige pikemas võimalikus ristlõikes, siis on see lahendus juba eos vale, sest bussitulija võib joosta ette sõidurajal liikuvale mootorsõidukile. Ning viimaks kergliiklejate soovitusliku teekonna tähistamine ebamäärastes situatsioonides. See on eelkõige vajalik, et nad jõuaks ära sõiduteelt võimalikult kiiresti neile ette nähtud asukohta ja saaksid hõlpsalt aru, kus nad peavad liikuma. Pildil 8 on siis näha üks suur parkla ja kui tulla mööda jalgratta jalgteed ja minna bussipeatusesse, siis jääb see teekond tähistamata. Ja pildil 7 on samas hea näide sellest, et kuidas igal jalgratta jalgteel või siis ka nii-öelda muul kergliiklejatele mõeldud alal peaks olema algus ja lõpp, et antud juhul on siis ära tähistatud ülekäigukohad teekond bussipeatusesse. Kokkuvõttelt võib siis üheks suureks probleemiks välja tuua kompleksse juhendmaterjali puudumise, mis juhendaks asula välistel teedel kergliiklejatele mõeldud taristu objektide kujundamise põhimõtteid. Sellest tuleneb olukord, kus praegusel hetkel on meil asula välistel teedel just siis eelkõige kergliikleja seisukohast veel olukord küllaltki segane ja süsteemseid lahendusi on vähe. Ja muuhulgas siis ka tinglikult võib tekkida see olukord, kus ühte jalgratta ja jalgtee trassi rajatakse mitmes erinevas osas ja kui sellel erinevatel osadel on erinevad projekteerijad, siis igaüks neist lähtub oma parimatest teadmistest ja praktikast ja tulemuseks võibki olla trass, kus puudub igasugune ühtsus. Loomulikult ei maksa siin ka koostööd unustada, eriti just siis lõikudes, kus uus saab kokku vanaga, et tulekski vaadata, mida on eelnevalt tehtud ja kas on siis võimalik samade põhimõtetega jätkata. Ning kui ei ole, siis äkki on võimalik eelneval või siis nii-öelda varasemal lõigul liikluskorraldus sobitada uuega. Igal juhul, kui oleks olemas põhjalik juhis, mis käsitleks nii jalgratta ja jalgteed kui ka kõige muu kergliiklejatele mõeldud taristu kujundamist, siis saaks vastavalt sellele ka hakata tekkima süstemaatilisemad meetmed ja nende kasutamisest tekiks teatav loogika nii kergliiklejale endale kui ka sõidukijuhtidele ja lõppkokkuvõttes tekiks seeläbi ohutum ja ka atraktiivsem liikumiskeskkond kergliiklejale. See oleks minu poolt kõik ja tänan kuulamast.